Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 57. osa. Mina olen Regina Jaakson ja nagu ikka, salvestame Pärnu hoobis. Täna ma kutsusin küll ühe inimese, kellega minu teada me ei ole üldse vestelnud varem oma vahel. Vähemalt mul ei tule meelde küll, aga mulle tundub, et juttu jagub kauemaks. Eks paistab. Tere tulemast, Tamar Nassar. Tere Regina ja sul on täiesti õigus, et me ei ole varasemalt vestelnud, nii et ma olen sinu jaoks päris tühileht. Väga äge. Kuule, aga hakkame siis kuidagi minema, on ju? Kokku lepitud. Alustame võrkpallist. Tead see mõte, miks mulle pähe tuli, et ma tahan sinu kütustada, oli see, et ma nägin sind saalis võrgumängu vaatamas finaalseeria esimeses osas, esimeses mängus, vist on õige öelda, on ju. Ja siis ma mõtlesin, et huvitav, ma pole kunagi Tamariga rääkinud, ma kutsun ta jutustama. Ja siis ma hakkasin natuke tausta vaatama, sa oled jätkuvalt meil Pärnu võrkpalliklubiga seotud. Just, et 2019 lõpetasin ma ise, panin ketsid varna. Peale seda lubasin endale, et sporti ma ei tarbi enam üldse, ei kuskilt, ei meediast ega koha pealt. Aga nii hästi ei läinud, et suutsin vastu pidada aasta, kus ma üldse mitte midagi ei jälginud. Ja sealt vaikselt hakkas siis sport minu ellu tagasi tulema, no just võrkpall, et muidu ma sporti nagu ei jälgi üldse. Et hakkasin vaatama Pärnu võrkpalliklubi tegemisi siis ülekannetes. Sealt edasi hakkasin ise saalis käima, siis ma hakkasin neid mänge kommenteerima ja sealt edasi olin ma oma mõtetega kaasas siis võrkpalliklubi köögi poole peal. Ja nüüd siis eelmine aasta ehk siis 2024 hooaeg koos Jaanus Nõmsaluga mõtlesime, et tegime sellise omakesti 5-aastase kokkuleppe, et 5 aastat oma ajast, oma jõust panustame siia võrkpalliklubi tegemistesse, et tuua tagasi see Pärnu nendesse aegadesse, kust oli 2000 aastatel. Nii, see oli 2024 hooaja algus. Ja 2024-2025 hooaeg oli see ja kus siis päriselt hakkasime seal toimetama mitte ainult kaasamõtlejana, aga vaid füüsiliselt panustades ja aktiivselt klubi töös osaledes. No me teame tänavust hooaega, mis võluvitsade siis kasutasite, mis imejookide meeskonnale sisse olete jõudnud? No, tegelikult see on küsimus treenerile, et meie lihtsalt proovime leida need asjad, mida treener soovib oma meeskonnas näha ja neid asju, mida ta soovib teha. Et see on meie ülesanne. See, kuidas peatreener need mängijad mängima paneb, et see on küsimus nendele, aga tõesti, see on meie minu ja Jaanuse ainuke siis palk on võistkonna edu. Et materiaalselt me ühtegi sellist hümangut ei saa, vaid ongi emotsionaalne boonus või emotsionaalne tunne on see, mida me peame oma palgaks. Kuidas siis praegu võite rahul olla? Kui ma saaksin seda nägu kirjeldada, silmad läksid 3 korda suuremaks. Jaa, et see on selline patt on ju kurta, et Eestis mängitakse välja 3 tiitlit, millest 2 me oleme ära võitnud, et nüüd lähme 3. järgi, kuigi esimese mängu Tartu vastu kaotasime, aga kuna tegemist on ikkagi maratoniga, siis see mäng ei ole ennem läbi, kui kohtuniku lõpuvile on kõlanud. Nii et siin on veel kõik lahtine ja et Eesti meistritiitlit võita, on vaja kokku võita 4 mängu. Nii et seal saab veel pusida kõvasti.
oota, Tartus on mäng nüüd kunas? Täna on Tartus. Täna neljapäeval kell 7. Aga Pärnus on järgmine pühapäeval, eks ju? Pühapäeval kell 5 just. Nii kahju, et meil saade on homme, kui mäng on Tartuga ära olnud. Aga mis seal ikka nii on lihtsalt? Just. Aga iseenesest, kuidas sulle tundub, kui populaarne on võrkpall tänasel päeval pealtvaatajate hulgas, et kuidas see käiakse saalis? See publiku tendents on õnneks tõusnud, et suur roll on ikkagi edul, et inimestele meeldib vaadata ja käia vaatamas siis võistlusi, kus ollakse edukad ja me oleme panustanud ka mänguvälistesse tegevustesse kõvasti, et meil on selline lastenurk, kus Lottemaa tegelane siis mängu ajal tegeleb lastega ja batuut on, kus lapsed saavad käia hüppamas, et kui tuleb terve perekond, et siis vanemad saavad rahulikult nii-öelda mängu vaadata ja lapsed on kindlas kohas valvatud ja tegelevad oma asjadega. Kuidas sinu enda tee võrkpallini algas? Ma olen originaalis pärit üldse Võrust, et ma ei ole pärnakas ja põhikoolis algklassides ma läksin peotantsutrenni ja ma käisin seal 4 aastat kokku, aga see mind väga nagu ei sümpatiseerinud ja ma tegin vanematega sellise kokkuleppe, et üks võistlus oli tulemas, et kui ma tulen seal 7. või paremale kohale, siis ma jään edasi. Kui jään sealt ülespoole, siis ma võin treenist ära tulla. Ma jään 8. Ja siis, kuna mingi aktiviteet pidi mul olema, siis algul mõtlesime korvpalli peale. Aga too hetk Võrus korvpalli ei olnud, oli võrkpallitrenn. No ja siis sinna mind nii-öelda trenni pandigi, et ma elan Võrust väljas ka veel, et siis sain põhimõtteliselt iga päev bussiga Võrru linna trenni sõita. Ja kuna ma olin selline mitte nüüd füüsiliselt tugev, ma olin selline paras vibalik, aga ka pikk, siis võrkpallis ma ei saa öelda, et ma olin osav. Ma olin lihtsalt pikk ja siis seda nii-öelda kasutati ära ja suht ruttu ma ikkagi sain selliseks mingi kandva rolli siis spordikooli võistkonnas. Sealt edasi märgati mind siis noortekoondise nii-öelda treenerite silmis. Esindasin ka Eestit noortekoondistes, käisin vahepeal ära ka Audentese nii-öelda spordikoolis, aga kuna mu õppimine ei olnud seal primaarne, siis jäigi mul selliseks 1 aasta projektiks. Tulin tagasi 12. klassi Võrru ja tolleks hetkeks oli Võru meeskond tagasi nii-öelda selles Schenker-liigas, tolleaegne siis, tänapäev on see Helme Messer, tol ajal oli siis Schenker-liiga. Ja sain sinna esindusmeeskonda, nii-öelda Võru esindusmeeskonda mängima ja 2003 aasta oli siis minu nii-öelda selline debüüt siis Schenker-liigas. Ja mul on olnud selle aja jooksul 2 klubi, 2003 kuni 2009 Võru, 2010 kuni 2019 Pärnu võrkpalliklubi. Et tollane Pärnu treener Andrei Ojamets kutsus mind Pärnusse mängima ja võib öelda, et arengu mõttes oli see väga vajalik, et suutsin siin kohalikule kogukonnale siis ikkagi piisavalt südamesse pugeda ja silma jääda, et on päris omaks mind siin võetud. No mis tunne siis praegu on Andrei Ojametsa meeskonna vastu niimoodi finaalis olla? No ega kui me mängime või kui ma mängisin väljaku peal, siis ega vastas olid ka ju ikkagi sõbrad, aga kui sa lähed väljaku peale, siis selleks tunniks või 2,5 tunniks nad ei ole sõbrad, et on ikkagi rivaliteet.
aga ei, me oleme Andreiga jätkuvalt väga head sõbrad ja kirjutame, helistame ja suhtleme ka nii-öelda spordivälisel ajal. Varasemalt küll tihedamini, aga eks elu ongi oma korrektuurid teinud ja see suhtlus ei ole enam nii tihe. Kuidas sulle praegu tundub, et kui oleks omal ajal olnud korvpall võtta Võrus, et kas sa oleksid ise tahtnud pigem seal olla? Kui ma ütlen praegust, siis kohe kindlasti mitte. Sest ma olin ikkagi hea võrkpallis, et võrkpallis jäin kohe kindlasti rohkem silma, kui oleks jäänud korvpallis, et ja see korvpalli füüsiline kontakt on ikka tunduvalt ohtlikum kui siis võrkpallis, et kindlasti on olnud see tervist säästvam. Mulle ka näib vaadates mänge, et jalgpalli puhul see on mu arust kõige hullem. Selles mõttes, kuna mu enda poeg mängib, siis ma võin seda rahul kui südamega öelda. See on kõige hullem, mis seal platsil toimub. Korvpall on selline, natuke juba viisakam, aga Võrgust olete ainult ju oma meestega kontaktis. Ja just, et targad räägivad, et võrkpall on intelligentsete inimeste mäng, aga jah, ta on kontakti mõttes on ikkagi säästlikum, et ei lõhuta ennast nii palju, aga eks seal ka ikkagi nagu igas spordis asju juhtub. Mis mul on hästi vahva vaadata, kuna ma olen ikkagi ise võrdlemisi võrgu mitteteadlik inimene. Minust on nii armas vaadata seda, kui väljaku peal meeskond, kui läheb midagi hästi, siis te patsutate oma vahel. Või patsutatakse, kui läheb midagi halvasti, jälle patsutatakse oma vahel. Et see pidev selline üksteisele õlale või käele patsus andmine, see on nagu nii huvitav jälgida kõrval, kui selle sees ise ei ole. Jah, et eks ju teised spordialad teevad selle üle nalja, aga kui lähme nüüd korraks jalgpalli juurde tagasi, siis kui seal lüüakse ka näiteks 25 väravat, siis ega seal ei ole ju ebatavaline, kui sellele väravale ööjale tehakse kohe külakuhje või ka hüpatakse selga elama, et ei ole toome ka ühtki nii siis maskuliinne, kui nii vaadata, aga võistkonna spordis ongi ju see küünarnuki tunne kõige tähtsam, et mõnes mõttes see on nagu abielu, et nii heas kui halvas. See on oma kaaslase siis kas siis kiitmine või siis raskel hetkel järgi aitamine, et üksteise toetamine on spordis, mitte ainult spordis, vaid ka tegelikult kogu elus väga tähtis. Aga seda üksteise toetamist mulle tundub, et kui oma meeskonnas eas on just võrgus kõige rohkem, kui me räägime nagu meeskonnamängus, et ma ei näe jalgpallis seda, et kui kellelgi läheb nihusti, et kõik tulevad patsutama, pole hullu. Et seal see mängu ju ülesehitus on teistsugune, et ja väljak on tunduvalt suurem, et kui näiteks kuskil üks äärekaitsja peaks jooksma teise äärekaitsja juurde, siis jääb tema tiib vabaks on, et kohtunik ei pane seal vahepeal mängu seisma, et kuule, et mille nüüd toeta oma kaaslane ära ja siis jätkame mängu. Jumal annas oleks ju. Iseenesest oleks, aga siis see mäng ei kestaks 1,5 tundi, vaid oleks sellised 3-tunnised mängud. Kuule, räägi ausalt, kas need roosa pantri hetked selles mängus tänapäeval, kas need on nagu aja maha võtmiseks või need on nagu täitsa kogu aeg ainult heas mõttes asja pärast? Ma korraks siin mõtlema, mis see roosa panter on, aga see on see challenge just. Selles mõttes see muusika on see roosa pantri oma. Just. Eks seda kasutatakse nii ühel kui teisel eesmärgil, et võrkpallis ühes game'is on treeneril kasutada 2 time-out'i, aga ka challenge'it kasutatakse ka siis selliseks rütmi lõhkumiseks või mingi kiire informatsiooni edasi andmiseks, aga seda kasutatakse ka eesmärgipäraselt.
aga iseenesest, kui sa nüüd vaatad kogu selle võrkpallile otsa, kus sa nagu tänasel päeval vaatad otsa, et oled olnud nii platsil, kommentaator, kui ka nüüd siis heas mõttes nagu ütleme ikkagi korraldusmeeskonnas või nagu meeskonnas köögi poole peal on ju. Et milline osa neist kõige kergem on? Mis kõige kergem on ilmselgelt kommenteerimine. Et seal sa ju räägid seda, mida sa näed, et seal sa ei vastuta millegi eest. Seal pead jälgima seda, et sa jääksid neutraalseks. Et muidu võid saada vastasmeeskonna toetajate poolt siis sellist tagasisidet, et kuidagi ühepoolne oli see kommenteerimine. Mida tuleb ette, aga muidu nii väljakul olles kui siis nüüd köögis, et kui seda asja ikkagi teha südamega ja sa tahad ennast maksimumi anda, siis ei ole kummalgi pool lihtne, et see on ikkagi ränk töö nii füüsiliselt kui vaimselt, et olla hea ja et olla seal tipus. Seda tööd ei nähta, seda tööd ei osata hinnata seda ja sinna tööle ei osata panna külge seda mahulipikut, et kui palju sa tegelikult pead vaeva nägema, et olla edukas. Kui me räägime sellest nagu väljakul olemisest, et milline on tavapärane siis tipus oleva võrkpalluri treeningpäev või nädalapäev? Nädalapäev, alustame nädalapäevast, et kui on selline võistlus nädalavahetuse nädal, siis tööpäeviti esmaspäevast reedeni on selline esmaspäeva õhtul, teisipäeva hommikuõhtu, kolmapäeva lõuna, neljapäeva lõunaõhtu ja reedel üks trenn, siis saime kokku 3, 4, 6, 7 trenni. Esmaspäevast reedeni? Jah, põhimõtteliselt. Seal on nii palju kui jõusaal, siis on mängupäeva hommikused trennid ja siis on õhtuti mängud. Et suht selline rutiinne, et see ongi sellises heas rutiinis elamine. Mõnes mõttes, et sulle on kõik ette öeldud, mis kell sa kuskil olema pead, kui kaua umbes kestab, kuna sa tead, et peale seda sa käid söömas, lähed koju magad, puhkad ennast õhtuseks treeniks välja ja õhtul uuesti pingutama. Et üldjuhul selline nädalakava välja näeb. Jõudsin põgusalt rääkida ka nüüd päevakavast, et on trenn algab selline 10-11 ajal, oleneb siis saalidest ja kuidas võimalik on. Ütleme hommikune trenn kell 11, siis sööma, siis koju kas siis kuhugi lähed taastuma, selles mõttes näiteks massaaž või mingi kompressioon asi, magama või siis puhkama ja õhtul jälle 6-7 uuesti trenni. Ja trennid on sellised 1,5-2 tundi. See on ikka päris intensiivne. Jah, pigem on, aga see oleneb kõik etapist, et kas oled ettevalmistusfaasis, kas oled hooaja keskel, kas oled lõpufaasis, et vastavalt sellele siis tehakse need trennid arvud nädalas ja treeningute pikkused ja treeningute intensiivsused, et kõik on läbi mõeldud, et sellist vaatame, mis juhtub, lähenemist ei kasutata. Kuidas sulle tundub selle pealekasvuga, et kui populaarne noorte seas võrkpall on? Võrkpall on selles suhtes vaeslapse rollis on, et kui me võrdleme siin jalgpalli või korvpalliga, aga väga tore on, et tegelikult Pärnu spordikoolis on circa 300 noort, kes tegelevad võrkpalliga. See suhe tüdrukute ja poiste vahel on küll selline 70-30 tüdrukute kasuks, aga üks meie eesmärk koos Jaanusega kohe alguses oli ja on ka see, et me peame need mängud ja selle spordiala tegema noorte jaoks nii apetiitseks, et nad tahavad seda sporti teha.
ja et nad tahavad sinna trenni tulla ja et nende eesmärk oleks kunagi mängida vot selles esindusmeeskonnas. Et tegelikult see hooaeg juba poiste U20 näitas, et see 2 aastat, mis me oleme nüüd Jaanusega teinud, on selles suhtes vilja kandnud, et üle tüki aja olid Pärnu spordikooli poisid esindatud Final Fouril ehk siis Eesti parima 4 võistkonna seas. Ja me sellel hooajal tegime koos spordikooliga esiliiga võistkonna, mis on siis selline vaheplatvorm noorte ja esindusmeeskonna vahel, et need noored saaksid esiteks mängupraktikat rohkem ja et nad saaksid juba aimdust, mis asi tähendab tippsport või seal esindusmeeskonnas olemine, et seal need trennide intensiivsused, trennide maht, mängud, et need on tunduvalt rohkem kui siis spordikooli tavalises hooajakalendris. Eks see ongi see pidev pildil hoidmine, pidev töö selle nimel, et siis jõutakse ka selle tulemuseni lõpuks, on ju. Ja just, et see on selline kummiefekt, et sa pead ennem selle kummiga suht mitu aastat jooksma, enne kui see nüüd hakkab sealt siis selle inertsiga järgi tulema, et aga nagu ma ütlesin, et meil on juba väga hea meel, et me näeme selliseid esimesi vilju, me näeme, et noored on hakanud rohkem pingutama ja soovime, et see 70-30 suhe siis muutuks võrdsemaks, et tuleks rohkem poeglapsi, aga pikas jooksus on meie eesmärk liita ka naiskond siis võrkpalliklubisse, et seal samamoodi hakata siis professionaalset sporti tegema ja anda see võimalus ka Pärnu neidudele. No igatahes sihid on paigas, esimesed 1,5 aastat on näidanud, et on üpris hästi läinud, nii et ma usun, et see, mida te olete ette võtmas või võtnud, kannab kenasti vilja ka, et lihtsalt tuleb ära oodata see aeg. Just, et ega väljaku peal on samamoodi, et ma mäletan ühte finaali, see võis olla 2016, 2017, 16 pigem. Tartus mängisime ja olime koos Jaanus Nõmsaluga veel koos väljakul. Tartus oli sellise hooga peale, et me vaatasime, et seal ei olegi nagu mitte midagi teha. Ja siis võeti time out ja Jaanus ütles, et mehed, et me peame selle surve ära kannatama, me peame nendest nagu hammastega kinni hoidma, me ei tohi neid lasta kaugele ja me peame hakkama vaikselt seda vinti peale korvima. Ja nii läkski, et me suutsime sellest Tartus kinni hoida, me suutsime selle surve esimese rünnaku või esimese hoo ära kannatada ja sealt edasi jõudsime siis Tartule punktidega järgi ja me võitsime selle mängu, et me saame selle kanda siis ka sellesse pikka jooksu edasi, et lihtsalt see ongi pikem jooksu. No mis asi siis on see, mis annab selle lisajõu, kas või selles samas mängus või üldse mängudes, et ega kõik tahavad ju võita, kõik tahavad ju pingutada, eks ju, et aga mis asi siis on see, mis selle lisajõu nagu annab, kas tõesti lihtsalt see õlg-õla kõrval või need sõnad või mis asi see siis on? See on õlg-õlg, kui sa näed, et need mehed, mitte ainult kes on väljakul, vaid need ka, kes on väljaku kõrval, et nad kõik hingavad samas rütmis, kõigi pulss lööb samas rütmis, et kõik pingutavad ja siis muidugi see publik, see rahvas, kes seal kõrval on ja sellele mängule kaasa elavad, et see on nagu 7. mees väljakul, et ennem selliseid tähtsad kohtumisi ja kui sa näed, kui palju seal rahvast saalis on, siis soojendus ja kõik selline oli, käis läbi väikse vibra, et seda on võimatu kirjeldada, aga see on ääretult
kihvt tunne, mida kogeda, kui sa saad olla seal väljaku peal ja sa näed kogu seda ja sa kuuled kogu seda rahvamassi sellele mängule kaasa elamas, et see on väga äge. Pealtvaatajana annan siin oma selle tunnetuse, et ega võrkpallimängijad oskavad ju seda vinti nagu tõesti, eriti kui on tasavägised mehed, meeskonnad, ikka väga korralikult närvega pealtvaatajatel ja fännidel ju kruvida on ju. Et juba vaatad, et see pall on maas, ei ole, ta on ikkagi õhus veel. Just, et võtame selle sama Helme Messeri liiga finaali, kus 2-0 geimidega juhtisime. 3. geimis olime 22-17 ees ja kui Riia meeskond hakkas tuli sealt mängu tagasi ja jõudsime 5. geimi, kus läks ka nagu väga nugade peale, et nagu ma ütlesin, et see mäng ei ole ennem läbi, kui kohtuniku lõpuvile on kõlanud. Selles suhtes ma saan sellest pealtvaatajast aru, et sellist asja otsitaksegi, et see tegelikult seda on nagu väga põnev jälgida. Aga minul kui siis, kes on nagu rohkem seal sees, lihtsalt enda tervise huvides sooviks, et need mängud tuleks kindlamalt on ju. Aga kui karika finaalis ma olin selline suht närviline, see toimus Unibet Arenal. Ma otsisin endale seal saalis kõige kaugema, kõrgema nurga ja ikkagi mingi hetk mulle sinna sõbrad nagu tulid ka, siis seal 5. geimis ma läksin sinna üles neid käetugesin närima, et see ka 5. geimis jälle, et see läks nii nugade peale, siis siin Helme Messar liigas suutsin jääda rahulikumaks, et ma olin ikkagi kindel, et meeskond suudab selle raske töö siis võiduks ära vormistada. Oota, kui palju neid liigasid praegu siis on? Tulete mul meelde? Mängitakse Aadu Lukase karikas, tavaliselt ennem jõule välja. Siis on Balti liiga, ehk siis praegust on Helme Messer, kus see hooaeg oli Eesti, Läti, Leedu võistkonnad ja peale seda tuleb Eesti meistrivõistlused. Ja praegu on Eesti meistrivõistlused? Praegust on Eesti meistrivõistlused. Ja üks mäng on olnud, üks on täna ja järgmine on siis Pärnus pühapäeval on ju? Just, 12. kell 5. Okei. Siis kui sa vaatad nüüd mänge pealt, sa juba kirjeldasid, et see on võrdlemisi selline stressirohke on ju. Kas see ei ole kordagi tunnet, et ma tahaks nagu platsile minna või see on juba nagu tehtud? See on tehtud, sest eks üks põhjus, miks ma ka lõpetasin, oli see, et see aeg, mis ma pidin panustama, et püsida terve, muutus ajaliselt sama suureks, kui oli treeningu või mängu pikkus, siis see fun kadus sealt ära. Et ma rääkisin kogu aeg, et mul on selles suhtes ideaalne töö, et ma saan ühendada oma hobi tööga ja ma saan selle eest mingit tasu. Et see annabki tavaliselt kõige parema tulemuse, et ma nautisin seda, mida ma tegin. Ma olin selles pigem hea, mida ma tegin. Aga jah, kui sa võtad selle fun'i sealt välja, siis muutub tööks ja see ei ole jah enam nii tore, et peale lõpetamist käisin õlaopil, kus siis ankurdati mulle mõned lihased siis külge tagasi, et olid seal sellised kulumised ja rebendid. No võt, see on see teine pool, mida me ka pealtvaatajatena üldjuhul ei tea, on ju? Jaa, et vahepeal tõesti tekib küsimus, et miks ta järgi ei läinud sellele või miks ta nii tegi, siis seal praegust ka see hooaeg
valuvaigistid süüakse rohkem kui vitamiine, et see on ikkagi mõnes mõttes lõhkumine, aga samas saadakse aru, aga seda tuleb teha nii-öelda mõistlikult, et õnneks Rainer ja Germo, kes siis neid asju seal koordineerivad, nad näevad ja suhtlevad mängijatega, et ja korrigeerivad siis individuaalselt iga mängijaga siis selle treeningprotsessis osalemise mahtu või tegevusi, et säästa tervist, et on täiesti tavapärane, kui mingid mängijad hommikul, kui on pallitrein, et nad üldse ei hüppagi, et kõik asju teevad jalad maas, et just säästa põlvi, selga ja nii edasi. Ma kujutan ette, et teinekord võib-olla mängijad ise võib-olla lähevad ka suht adreka pealt nii-öelda, et võib-olla ei tahagi kohe öelda, et mul siin võib-olla õlal natukene nagu valutab, on ju. Muidugi, see on täiesti tavapärane, kui mängija varjab oma vigastust, et ja kindlasti üks kõige kõvemaid mehi, keda ma tean, on Andrus Raadik. Kui me mängisime Saaremaal, see oli Final Four. See oli 2-päevane, mängisime esimesel päeval ja Raadik lõhkus kuidagi oma kämblaluure, mõra, aga ta mängis mängu lõpuni. Ta ei öelnud mitte midagi, aga ma kujutan ette, et see oli rämedalt valus. Aga see, et jah, tal oli adrenaliin üleval, see aitas, aga peale mängu, kui läks EMO-sse, siis öeldi, et poiss, et sul on see luu siin põhimõtteliselt katki, et me paneme selle lahasesse. Ja järgmine päev ta ei saanud. Kui ma mäletan õigesti, siis ta ei saanud osaleda, kuigi ta ütles, et ta võtab selle lahase maha ja teipige mul see käsi kinni. Et sellist asja tuleb ette. See on see spordi hinge osa lihtsalt, siin ei ole midagi teha. Ja see Andrus on üks ehedamaid ja paremaid näiteid, et kui hingega sa siis oled, et sa ei mõtle, mis sust homme saab, sa ei mõtle seda, mis järgmine hooaeg saab, vaid sa oled selles mängus, sa aitad seda meeskonda nii, kuidas sa veel saad. Ma isegi ei kujuta ette, mis, muidugi jah, adrenaliin mängib oma osa, aga ikkagi mingis osas tuleb see valuasting läbi. Et see ei saa nagu lõpuni ära nagu neutraliseerida seda valu, on ju. Et see peab ikka väga, ma isegi ei kujuta ette, mille pealt mängima. Eks need valuläved on ka erinevad, et olen ka ise ju paljude meestega võistkonnas mängin, kus ma olen läinud, kus need valuläved ongi hästi erinevad, et seda tagasisidet saab ka näiteks meie füsioterapeudi käest on, et kui mehed käivad seal massaaži saamas, kui tugevalt kellelegi saab teha massaaži teha, et osad on sellised, et ei saa õigesti näppu vastugi panna, juba aga osadel on niimoodi, et maruste põhimõtteliselt peab küünarnukiga seljas olema, et saada seda vorsti sealt tagariiest või kuskil kätte, et jah, need on hästi individuaalsed. Mis väljend see nüüd oli? Vorsti tagariiest kätte? See on, kui see lihas on, tekib selline tükk, et nagu tainast rulliks. Okay. Ja siis seal tekib nagu see volt sinna ette. Ja seal on siis see spasm, mis lihas on nii pinges ja siis seda tulebki lahti lükata, et pikki lihast, et see on nagu vorst. Ja, vot see on see sõnavara, mida võib-olla ei kuule iga päev ise olles sellest eemal. Aga korraks ma tahaksin sinuga rääkida ka veel Tamist, et tuleta mulle meelde, kuidas see teil alguse sai? Kõige algus on jälle muidugi võrkpalli, et tänu võrkpallile ma olen täna seal, kus ma praegu olen, kui me seda saadet lindistame ja see oli 2013 ma ostsin korteri Pärnusse. 2014 ma kolisin sinna sisse. Ja 2015 jaanipäev ühe siis majanaabriga maja taga pidasime jaani ja Mirko Metsaru on
noh, vähemalt ma usun Pärnumaal tuntud kui võistleajandi tomatikasvataja. Ja siis me hakkasime maja taga rääkima, et mis mina teen ja mis tema teeb. No, siis me jõudsime seal õhtu edenedes, et ta on oma aiandit nii-öelda automatiseerinud nii-öelda mehaaniliselt, et siis nuppudega ja mingite releede ja asjadega ütles, et ta tahaks sealt nagu ka vinti peale keerata, et ta tahaks seda rohkem automatiseerida, et ta tahaks saada paremat ülevaadet, et mis tal seal kasvuhoones toimub ja ma olin arvutitega olin nii-öelda sõber ja ütlesin, et kuule et noh, siis see eeldab mingit programmeerimist asju. Tegelikult Mirkol oli juba sellised Arduino kontrollerid olemas. Too sama õhtu jõudsime siis nii kaugele, et ta tõi mulle selle öökapi raamatu, kuidas siis Arduino siin nii-öelda programmeerida ja sealt hakkasime nii-öelda vaikselt siis toimetama. Ja too sama aasta sügisel siis oli Pärnus selline konkurss nagu ettevõtlik Pärnakas. Kandideerisime sellele konkursile. Too hetk meil sellist nagu head ideed ei olnud, et mida seal teha või kuidas seal teha või mis ideega me sinna läheme, aga sinna esitamistähtajani oli siin 2 päeva või paar päeva. Panime mõtted kirja, kirjutasime mingi äriplaani ja osutusime siis sellele konkursile nii-öelda valituks ja see oli selline 4-kuuline kiirendi, kus me siis nii-öelda oma ideest hakkasime prototüüpi siis välja urpima. Ja meil tuli ettevõtliku Pärnaka alguses selline mõte, et teeme taimevalvuri. Taimevalvur oli siis selline seade, mis jälgib taimejuure keskkonna niiskust ja kui niiskus kukub mingi alla protsendi, siis hakkab ise automaatselt kastma. Ja siis me nii-öelda selle 4 kuu vältel siis nii-öelda seda oma prototüüpi nii-öelda aina täiustasime, et kõigepealt tellisime Hiinast igasuguse komponente, katsetasime, aga need andurid siis kahjuks lakkasid töötamist peale paari päevast katsetust enne, kuna lihtsalt seal mingid kihikukulusid maha ja ta ei näitanud enam. Meie kõige paremaks sõbraks sai Google. Siis me guugeldasime edasi, et kuidas seda probleemi lahendada, siis me lahendasime selle 2 roostevabast terasest vardaga, kuhu me siis nii-öelda takistite ja selle sama Arduinoga siis suutsime mõõta siis mingit analoogi, mida siis me saame tõlgendada protsendiks. Ja saime selle tööle, et juba toimetas, mõtlesime, äge oleks, kui mingi numbrid näeks, me panisime sellise ekraani juurde, et me näeme numbrid ja siis tuli, et kuule, et aga seal võiks olla ka muudetav setpoint ehk siis see lävend kus siis kasutaja saab seda ise muuta, et kus ta tahab, kus maalt see kastmine hakkab ja siis panime need nupud juurde ja ekraani juurde ja kirjutasime seda programmi veel suuremaks ja täitsa tavapärane oli see, et meil oli igaõhtune jalutusring. Mirko perre sündis tol ajal ka väike Mirel, kellega koos siis kolmekesi oli meil sellise 1,5–2-tunnised õhtused jalutuskäigud, siis kus me põrgatasime oma ideed ja kus me olime nii salapärased, et vahtisime suht tihti üle õlaega ja keegi me pealt ei kuula, sest meil on ju nii vägev idee, et kui keegi selle ära röövib, siis see on maailma lõpp. Ja nii me põhimõtteliselt seda, et me mitte kellelegi oma ideest ei räägi, seda me rakendasime paar aastat, aga seal paari aasta jooksul me ei jõudnud ka mitte kuhugi. Et põhimõtteliselt nii kaua me ei jõudnud mitte kuhugi, kui me hakkasime kuskil väljas käima ja rääkima oma ideest, et sealt väljaspoolt tulid igasugused teistsugused nii-öelda mõtted, mida kasutada. Aga korraks veel sinna selle ettevõtliku Pärnaku juurde tagasi. Pärnu Postimees ju tegi siis kõigil seal osavõtjatest tegi siis sellise intervjuu või loo. Ja meie läksime ilmselgelt sinna võistleaiandisse oma siis tegemisi näitama ja meil oli siis andur ja see kontroller olid juhtmega ühendatud. Ja siis me seal olime kahekesi, meil oli see andur käes ja see kontroller ja meil oli siis tomatitaim käes ja fotograaf oli ka seal ja ütles, et kuule, talle see juhe meeldib, mis oli siis anduri ja kontrolleri vahel, et kas ilma saab kuidagi.
ilma juhtmeta. Mirko ütles, et muidugi saab, et võttis käärid ja lõikas juhtme läbi. Ja siis mõtles, kuule Mirko, et aga kuidas nüüd me siit andurist selle signaali siis sinna kontrollerisse saame, et meil ei tööta enam on ju see lahendus. Ja see oli üks selline 2 päeva jälle guugeldamist ja tegime siis selle anduri juhtmevabaks, nii et andur ja siis see kontroller suhtlesid ülehu. Tootearendus. Ja tootearendus. Ja siis see kaitsmine oli ka selline huvitav lugu, et tegelikult mulle ei meeldinud, tegelikult siiamaani väga ei meeldi inimeste ees siis esineda. Aga kaitsta tuli oma ideed. Ja siis me kirjutasime ju siis seal kõik ilusti plagu peale, kes mida räägib ja meil oli siis, läks me linnavalitsusse kõik oma tomatitaime, veekannister ja selle anduri ja sellega. Aga muidugi see andur meil, see vajas optimeerimist. Me kasutasime seal 9 voldist seda koroonapatareid, see on see veidike lapik on ju. Ja sellega see meie lahendus töötas selline 14-15 sekundit. Ehk me pidime suht kähku ära näitama, kuidas meil see prototüüp töötab. Meie selline pitchimine hakkas seal pihta, et oli vist 2 minutit. Et nii aeg läks käima nüüd. Mina pidin avangu tegema. Aeg läks käima. Mul ei tulnud ühtegi sõna suhtel. Mirko mulle siis kõrval nagu küünarnukiga panema, et kuule, ütled midagi. Mul ei tulnud ühtegi sõna, aga siis põhimõtteliselt vahetasime nagu rollid ära, et siis Mirko võttis selle rääkimise enda peale, et midagi ma vist, ega ma hästi ei mäleta, aga midagi ma vist suutsin seal mõmiseda vahele. Ja siis näitasime ka prototüüpi, üks asi, mis me pidime meeles pidama, oli see, et me peame veekanistrit pealt ära võtma korgi. Sest kui me teeme selle magnetventiili lahti, et kui seal kanisteris tekib vaakum, siis see vesi hästi ta ei jookse sealt. Muidugi see kork läks meelest võtta, aga õnneks ikkagi gravitatsioon ja loodusjõud olid meie poolt, et sealt ventiilist ikkagi mingi vesi tuli. Ja see asi läks nii hästi, et me võitsime too aasta siis selle ürituse ära, millest me saime siis ettevõtte alustamise jaoks stardiraha . Ja sealt on edasi see kasvanud, et Tamiga alguses me tahtsime kõike teha. Et arendada siis avamad, katmikalad, kõik torud, kellad, viled, ventiilid, mis iganes. Aga kuna see turg oli ikkagi pigem juba täis ja oleks eeldanud väga suurt investeeringut, et endale tekitada mingi ladu, et olla konkurentsis ja pakkuda neid tooteid. Ja seda ämbrit kolistades me saime aru, et seal meil nagu seda turgu ei ole. Me oleme siis võistaajendi probleemidest tulenevalt arendanud ja lahendanud neid kasvataja probleeme, mis tegelikult on mida ainult Eestis, vaid ka globaalselt. Ja just väikeettevõtetel, keda ei saa kutsuda industriks. Et kes vajabki sellist pigem rätseplahendust, mitte siis ühe puuga kõigile, et see ei pruugi seal hästi töötada. Ja sealt edasi tuli meil siis erinevad automaatikatootjad, kellega me hakkasime koostööd tegema. Hollandi ja Prantsuse automaatikatootjad. Mirkoga tegime me, see oli pigem Mirko projekt, et Mirkol oli probleem siis kastmisvee pH-ga, et selle vastu tootsis rohtu ja mõtles välja seadme, millega oma kastmisvett siis töödelda niimoodi, et saaks vee pH-d allapoole tuua. Et taimel oleks toitaine paremini siis omastatavad. Siis ma jõudsin vahepeal töötada ka Rannastaadionil, kus ka siis neid asju, mida ma siis Mirko käest olin juba omandanud taimekasvatuse jaoks, sain rakendada, et näiteks üks andur oli ripakil riiuli peal, mis mõõtis siis taimejuure keskkonna vee ja väetsuse sisaldust. Kui oli palav suvi, siis oli selline tavapärane, et staadionit kasteti iga päev. Ja üks kastmine oli selline 120 kanti vett.
kui ma panin selle anduri sinna, siis ma numbrite pealt nägin, et jah, see pealiskiht on kuiv, aga seal all taime juurekeskkonnas on seda vett küll ja veel. Et sealt kohe automaatselt vähendasin kastmiskordasid 7 korra pealt 3 korra peale. Ehk ma hakkasin staadion või siis tegelikult võib öelda isegi linna jaoks kokku hoidma suvel palavate ilmadega üle 400 kandi vett nädalas. Ja selle veel selline positiivne tulemus oli see, et kuna ma ei andnud taimele enam vett nii lihtsalt, siis taim oli motiveeritud hakkama vett otsima sügavamalt. Tegin ka nii-öelda katseid iganädalaselt, kus ma võtsin siis 7 koha pealt väljakul, võtsin välja sellised mulla profiili ja vaatasin, kuidas juur on kasvanud. Ja 2 kuuga kasvas, või isegi 1,5 kuuga kasvas juur 3 sentimeetri pealt 9 sentimeetrini. Et mis tõi kaasa selle, et taim või siis see muru oli tervem, ta suutis taluda rohkem stressi, mis tähendas, et sinna sai lasta rohkem koormust peale ja kõik see asi sinna juurde on. Sellepärast mulle see taimekasvatus meeldibki, et mõnes mõttes see on selline avastamata maa. Numbrid on ägedad, numbrid ei valeta, et kui sa leiad mingi tendentsi või korrelatsiooni asjade vahel ja sa näed, et see asi, mis sa teed, optimeerib või annab sulle midagi juurde ja taimele juurde, et see on äge. Et me oleme ka õpetajad olnud. Ma ei tea, kas Mirko on sellest rääkinud? Ei tule ette küll. Ei tule ette. No siis ma ei imesta, ega ta ongi selline, unustab asju vahepeal ära. Et see võis olla 2018, mingi selline aasta, kui Mirkole helistati Räpina aianduskoolist, et me käisime ennem toda tegemas Räpinas, tutvustamas siis Preva automaatikat. Ja mingi aeg pärast seda infopäeva või koolitust helistati Räpina aianduskoolist Mirkole, et kuule, et see koolitus oli väga äge, et kas sa oleksid huvitatud tulema Räpinasse nii-öelda õpetajaks, et andma seda infot või neid teadmisi edasi ka siis nende õpilastele. Mirko ütles kohe ei, et ta ei tule. Ja see kõne lõppes ära ja siis tal elukaaslane ütles, et tead Mirko, et sa lähed küll sinna. Mirko mõtles veidikene, helistas tagasi, ütles, et okei, ma tulen, aga ma ei tule üksi, et ma tulen koos Tamariga. Ja siis seal oli, et kuidas see välja näeb on, et kuidas me teeme, et neil ei ole kunagi sellist olnud, et käib nagu 2 õpetajat. Ja siis, et ärge teie selle pärast muretsege, et me leiame ise lahenduse. Ja siis me hakkasime käima seal 2-3 korda 2-päevased päevad olid, kus me käisime kaugõppele tunde andmas katmikala automaatika osas. Kui me esimene kord läksime sinna, tegelikult meil ei olnud õpetamiskogemust, et meil oli kogemus automaatikas, aga meil ei olnud seda õpetamiskogemust, et me panime kokku slaidid ja siis mõtlesime välja sellise jutu, mida me räägime seal ja läksime neid tunde andma. See esimene kord oli 1-päevane. See hakkas hommikul kell 9. Siis me rääkisime nii palju, et mina näiteks peale kell 1 enam ei mäleta, mida ma rääkisin. Ja siis tagasi ega ma väga ei rääkinud selles suhtes, ma lihtsalt ei jaksanud paar üksikut sõna. Ja siis Mirko ütles mulle, et teate, et sa hakkasid peale 1 sellist nii imelikku juttu ajama, et see vahepeal ei olnud üldse taimekasvatusega seotud, aga ta ütles, et ta ei hakka mind takistama ka, et see oligi lihtsalt nii hull, me lihtsalt rääkisime nii palju, et see nagu kurnas ära. Siis mõtlesime, okei, et see on, nii see ikkagi päris ei tööta, et me peame midagi parendama. Siis me tegime neid slaide juurde, me struktureerisime neid rohkem, et mõtlesime välja selliseid tegevusi, et meil ei oleks ainult see rääkimise roll, vaid õpilase klassis oleks ka siis kuidagi kaasatud. Ja see asi läks selles suhtes paremaks, et edaspidi ma hakkasin mäletama ka seda, mida ma rääkisin pärast 2.
ja see oli, selles suhtes oli äge periood iseenesest, sest noh, need olid täiskasvanud, täiendõppe ja seal oli inimesi nagu igast eluvaldkonnast nagu väga, see spekter oli väga lai. Et tegelikult see oli selles suhtes kihvt periood, et väga huvitavad lood, väga huvitavad sellised use case'id olid seal. Kui me olime mingi periood seal slaidide pealt selle asja nõuda ära teinud, siis me saime aru, et see ei ole ka päris see, et me ei suuda ikkagi õpilastele anda edasi, et jah, meil oli nii-öelda teooriaosa, meil oli ka nii-öelda see õppekasvuna, kus me saime näidata neid kõiki asju, näe, siin on kilp ja siin on kastmismasiin ja siin kasvatatakse ja saime väetise-mahuti on ja see aktuaator siis juhib laekütet ja see põrandakütet on, aga see ei jõudnud ikkagi nii-öelda kohale neile. Kuna see sõit oli päris pikk Pärnust Räpinasse, selline 3-tunnine, siis me saime selle aja jooksul väga palju ideid ja mõtteid vahendada, kuidas seda asja nii-öelda seal paremaks teha. Ja me mõtlesime, et tegelikult oleks nagu siga äge, kui Räpinal oleks kasvuna simulaator. Selline füüsiline makett, kus maketil kõik asjad liiguvad, luugid liiguvad, karinad, kastmised, valgustused, CO2, mis iganes, nagu kõik asjad nagu, sa näed, kui sa midagi teed, sa näed, et see asi seal liigub. Ja siis oli meil selline paus seal koolis. Läksime siis kohvi tegema, direktor tuli ka sinna kohvile ja siis rääkisime, et me mõtlesime sellist asja, et teil võiks olla simulaator. Ja Kallel oli ka selline hea tuju, ütles, davai, teeme ära. Siis me korraks vaatasin Mirkoga otsa, et väga hea, et siis me hakkame edasi mõtlema. Ja sõitsime siis Räpinast tagasi, 3 tundi siis, ikka Elevil ka on, seal rääkisime väga palju, et kuidas see asi siis võiks välja näha, et laua peal on ja makett ja mitu eri on kasvunud, et õpilased nii-öelda saavad igat ühte eraldi juhtida, et seal on nagu päris andurid sees ja päris vesi ja kõik elektroonika, elekterasjad ja mida edasi me mõtlesime, et see makett on väike on, et seal need asjad ei juhtu kähku, küte näiteks on, et seal asjad kas ei juhtu kähku või juhtuvad väga kähku on. Ja siis mõtlesin, et võib-olla see nii-öelda päris nagu mehaaniline, mingi radiaator seal all ei ole võib-olla hea idee ja tegelikult see elekter ja vesi ei käi nagu väga hästi kokku on ja udutuse vesi ei käi väga hästi kokku on, et võib-olla see ei ole nagu väga hea idee on, mis me seal välja käisime. Ja siis tuli mul selline mõte, et taas on signaalid. Signaalid on kas 4-20 milliamprid või 0-5 volti või 0-10 volti. Et me võime ju simuleerida sellele kasvuna automaatikale neid signaale. Et me saame ise öelda, timmerdades siis mingid signaalid, mis sul kasvuhoone temperatuur on ja mis sul niiskusprotsent on ja me võtsime siis nii-öelda need päris kütted, päris veed, päris asjad võtsime sealt kasvuhoonest ära ja võtsime siis päris kasvuhoone automaatika, mis juhib hektari suurust kasvuhoonet. Otsisime välja sellise kontrolleri, kus oleks võimalik nii lugeda signaale kui väljastada signaale ja hakkasime programmeerima siis nii-öelda vastuloogikat sellele kasvuhoone automaatikale. Ehk kui see kasvuhoone automaatika ütleb, et ma nüüd avasin luuke, mingi protsent, siis meie see automaatika ütles, et okei, kui sa avasid luuke nii palju, siis kasvuhoones temperatuur kukub kiiremini, sellepärast, et sul on luugid rohkem lahti ja väljas on, seda väli ilma said ka ise nii-öelda genereerida, sa said ise öelda, et kas sa kasvatad kuskil polaarjoone taga või sa kasvatad kuskil Sahara kõrbes, et sa saad ise ilma stsenaariumi luua. Ja siis me nii-öelda põrgatasime seda 2 kontrolleri vahel, et kasvuhoone automaatika ütles, et mis ta nüüd teeb ja siis meie kirjutatud loogika ütles vastu, et okei, kui sa teed nii, siis ma hakkan nii tegema. Ja siis me tegime selle, ma võin öelda küll, see on maailma esimene füüsiline kasvuhoone simulaator. Seda ei ole mitte kellegil teisel maailmas, et see on ainult Räpina Aiandskoolis selline asi. Et see
see on päris äge, et seal on nii peaminister kui president on, endine peaminister, on käinud seda vaatamas ja ka nii-öelda need Erasmuse tudengid, kes on õpirännet sinna teinud, on käinud seda vaatamas ja on ohetanud, et see on tõesti üks asi, mille üle tegelikult me oleme väga uhked. See on nii äge mõte, kus kohast see tänane jutuajamine kokku võtta, sest et see on tõesti mega äge asi. Aga et kui sa soovid lõpetada, siis tegelikult ma olen alles Tommiga poole peal, aga me võime jätta ka selle teiseks korraks. Ma usun, et meil on midagi ka tulevikus rääkida. Kokku lepitud.